Tere tulemast minu Human Designi podcasti. See on meie esimene kord. Mina olen Kaia ja ma istun siin koos Helenaga ja me hakkame täna rääkima suhetest. Tšau Kaia, tšau kuulaja. Kuidas sina, Helena, Human Designi juurde jõudsid? See nüüd on see klassikaline introjupp, mille peaks vist ära salvestama ja mida saaks kasutada kogu aeg igal pool. Just. Aga 2015 ja sellega on selline naljakas lugu, et ma olen püüdnud aastaid meenutada, mida ma guugeldasin. Aga ma guugeldasin midagi, ma sattusin Jovian Archive'i kodukale ja siis ma nägin seda sama mandalat, mis on siin. Ja siis mul tekkis selline tohutult suur huvi, ma ei saanud mitte midagi aru. Ja siis, mis tänaseks on varsti juba 9 aastat on ju. Et 9 aastat hiljem. Et igal juhul mul tekkis huvi ja siis ma hakkasin uurima ja otse loomulikult tollal neid infoallikaid oli kordades vähem kui täna. Ja siis eks ta nii algas, et tekkis endal taipamisi äratundmist ja siis HD, ma hakkan ilmselgelt lühendama Human Designi HD-ks, on ju, et HD aitas mul palju paremini mõista oma enda last ja mind ümbritsevaid inimesi, ehk siis me tegelikult juba tüürime suhteteemasse, eks ju, ja siis ühel hetkel mul tekkis tunne, et ka teistel võiks sellest kasu olla. Ja siis nii ta läks, on ju, et kõigepealt olid sõbrad tuttavad ja siis hakati üha rohkem küsima ja siis äkki oli 2019, siis kui ma tegin väikese blogi, selleks, et me peaks kõigile saatma ükshaaval täpselt sama teksti. Ja sellest seesama väike blogi ongi täna minu Human Design leht. Jah, mina nii ka, kui ma ennast mäletan, mind alati on inimesed ja suhted huvitanud, kuidas nad toimivad, sest elu ilma armastuseta tundub väga kuiv elu ja nüüd ma olen 1,5 aastat sinuga seda Human Designi teekonda käinud ja ma olen kindlasti väga palju abi saanud enda mõistmisel ja oma lähedaste mõistmisel ja nii tore on seda nüüd teistega siis jagada, et äkki teised saavad ka abi. Jaa, ma tegelikult teiega loodan, et vaatame, kuhu see sõit välja viib, aga ma loodan, et siit tekib selliseid põnevaid väärtuslikke taipamisi, äkki lendab õhku mõni väike süke seemneke, mis mingi hetk maandub viljakasse pinnasesse, hakkab kasvama, hakkab looma. Et siinkohal ilmselgelt vist oleks mõistlik ära mainida see süke klassika, et mina olen siis 3-5 profiiliga sakraalne generaator Human Designi järgi ja suhete teema on ju. Ja mina olen 4-6 profiiliga põrna projektor, nii et inimesed on minu teema. Jah, et kõigile, kes võib-olla veel eriti palju ei tea Human Designist, et siis 4. alajoon on oportunist ja nagu Kaia mainibki, et inimsuhted on elu läbiv teema. Aga räägime siis lähemalt suhetest. Jaa, kas me võiks äkki alustada sellest või rääkida, mis võiks olla siis sakraalide armastuse keel või kuidas nemad tunneks armastust? Võib-olla selliseks heaks sissejuhatuseks oleks hea mainida, et Human Designis siis algupäraselt oli 4 energiatüüpi, ehk siis sakraalsed tüübid, generaatorid ja manifesteerivad generaatorid olid nii-öelda kokku pandud. Et mind on ennast hästi palju kõnetanud sellisem uuem lähenemine, et kuna tegelikult manifesteerivatel generaatoritel ja generaatoritel on päris palju selliseid erinevuseid, et siis mina olen alati rääkinud 5 energiatüübist, et lihtsalt tausta infoks, et kui keegi kuskilt erinevatest allikatest on kuulnud kas siis 4 või 5 energiatüübist, et tegelikult on erinevus selles, et sakraalsed tüübid koos või lahku. Suhete osas ma olen kuidagi taandanud armastuse keeldeks need erinevate energiatüüpide vajadused. Et tegelikult miski, mida meile ei ole õpetatud, on see, et me ka suhetes tegelikult toimime erinevalt, et meie vajadused on hästi erinevad. Et selles maailmas, kus meid tegelikult teatud mõttes justkui väiksest peale on püütud vormida sellistesse samalaadsetesse kuubikutesse, siis tegelikult me hästi tihti suhetes arvame või ootame või eeldame, et see, mis täidab nii-öelda minu karikat, et sama vesi täidab tegelikult ka siis minu partneri karikat, on ju. Ja et lisaks sellele siis siuke arusaam, et justkui kui ma täidan oma veega ära partneri karika, siis hakkab sealt üle voolama ja jätkub jälle mulle ka, on ju. Et tegelikult juba energiatüübiti on võimalik tuua sisse erinevused
et mis mind tegelikult HD juures kõige rohkem just kõnetabki, ongi see, et ta annab võimaluse näha ennast ja oma suhteid täiesti erinevast perspektiivist. Ehk siis aru saada, mille poolest mina erinen, mille poolest ma olen unikaalne. Et meil on kõigil mingid sarnaseid jooni, aga tegelikult me oleme kõik ikkagi siin täiesti unikaalsed olendid, on ju, ja tegelikult eks me oleme palju enamat kui lihtsalt see bodygraph, ehk siis see pilt, mis meile ka sealt vastu vaatab. Aga suhetes energiatüübiti on erinevad vajadused, et taustainfoks kohe tasub ära mainida, et siin hästi palju ikkagi mängib rolli just nimelt see, et mis on su autoriteet, milline on su avatus-täidetus ja millised väravad kanalid on sul aktiivsed, eks ju. Ma arvan, me jõuame sellest kõigest veel rääkida. Et aga kui me püsime sellisel hästi üldisel tasandil, siis 5 energiatüüpi, sa tahaksid alustada just sakraalidest või? Ei pea alustama, kas sa tahad alustada kellegi teisest? Ma tahaks alustada manifestoritest, see tundub kuidagi alati nii õige. Ja, nii. Manifestorid, ehk siis palju õnne, kui sa oled üks manifestoritest või oled koos manifestoriga. Ma püüan siis kuidagi seda teemat lühidalt kokku võtta, sest ma tean, et ma olen võimeline Zoomis sellest 6 tundi rääkima. Et manifestorid tunnevad ennast armastatuna siis, kui neil on vabadust. Ehk siis üks selline hästi lihtne mantra, mida ma olen tihti manifestorite kohta öelnud, on see, et ütle mulle, kui see mind puudutab ja anna mulle piisavalt palju vabadust, et ma saaksin teha seda, mida ma teha tahan, on ju. Et manifestorite puhul ja manifestoritega suhtes olles on hästi oluline silmas pidada vabadust. Et manifestorite jaoks suhted on kõige suurem väljakutse. Ja tegelikult kõigist energiatüüpidest manifestorid on ka ainsad, kelle puhul strateegia ei ole mõeldud selleks, et nad ise endast aru saaksid, vaid strateegia on selleks, et nad saaksid harmoonilisemalt suhestuda inimeste ja maailmaga enda ümber. Ehk siis ütle enne, kui teed, informeeri enne tegutsemist, on tegelikult mõeldud selleks, et mitte väga pihta minna teistele inimestele ja et sealt ei sünniks siis tarbetuid konflikte. Et manifestorid hästi tihti ajavad selle segamini, ütle enne, kui teed, sellega, et peaks luba küsima, kuna loa küsimine on hästi piirav, siis mis ma siis ikka ütlen, on ju. Et tegelikult selle informeerimise eesmärk ei ole mitte, et teine kiidaks heaks, vaid et öelda teisele, et kuule tead, et teatud mõttes just kui siuke suurokkaline siil hakkab nüüd veerema, et ma ei tea, hüppa pardale või astu kõrvale, on ju. Et manifestorite puhul esimene asi võib-olla on see, et kuidas manifestorid üldse suhtesse saavad. Et olen märganud, et eeskätt naiste puhul, naismanifestorite puhul, meil on ikka traditsionaalselt öeldud, et mees võiks olla see selline algatav pool ja mees võiks võtta initsiatiivi ja siis manifestor naised võivad väga pikka aega lihtsalt oodata ja keegi ei astu ligi. Et ma olen seda tegelikult ka seltskonnas nii palju näinud, et lähed kuhugi üritusele või peole ja siis on nagu täiesti särav manifestor naine ja mitte ükski mees ei astu talle ligi ja ütle tere. Et ikkagi suhetes ja suhete loomisel tuleb võtta initsiatiiv ja see tihtipeale tähendab ka seda, et kas või, ma ei tea, naerata esimesena, loo mingi silmside, ütle tere, on ju. Et see loob avatuse. Ja suhtes olles hästi oluline on kommunikeerida, et ma olen palju nalja teinud selle üle, aga tõsimeeli arvan, et see legendaarne mees, kes läks prügi välja viima ja siis tuli mingi 3 nädalat hiljem tagasi ja ei saanud aru, et mis värk on, on ju, et miks te siin kõik nii mures olete ja et miks on politseid informeeritud ja et võib-olla miks on isegi kirst ära tellitud. Et tasub öelda, et tasub õppida ütlema. Ja sama lugu on see, et see informeeritus on kahesuunaline tee, et tegelikult manifestorite enda jaoks on hästi oluline olla kursis sellega, mis neid puudutab. Mis tähendab seda, et manifestori jaoks on oluline, et ka tema partner tegelikult ütleks, kuhu ma lähen, millal ma tulen, on ju. Et minu enda teismeline laps on manifestor ja mul läks juppmaad aega, et aru saada, et miks tema jaoks on väikesest peale olnud hästi oluline, et ma ütleksin talle, mis kell ma koju tulen. Et võiks ju arvata, et laps on olnud kontrolliv ja ma ei tea, ebaturvaline, et tegelikult talle ei ole vaja teada, tema jaoks ei ole oluline, mis kell ma koju tulen. Tema jaoks on oluline teada, kui palju tal minu vaba aega on.
ehk siis kui palju tal on tegelikult seda vabadust, et teha oma asju ja suhetes kindlasti manifestorile peab jääma see ruum algatada. Et manifestorid ja peab ja suntsus ja nende niimoodi kaasamine ei ole hea mõte. Et on hea jätta ruum selleks, et manifestor ise saaks teha selle esimese sammu. Ehk siis suhtes manifestoriga võiks olla märksõna vabadus. Vabadus ja usaldus, et tegelikult manifestorid toimetavad suhetes mõnevõrra teistmoodi, kui meile ühiskonnas on kuidagi ma ei tea, normiks seatud või, et tegelikult need samad ühiskondlikud normid ja võrdlused ongi peamine põhjus, miks me kohati oleme rahulolematud oma suhetes, on ju. Et tegelikult kõik oli täiesti okei, aga siis ma nagu vaatan, kuidas teistel on ju, või kuidas nagu peaks olema, noh, jätame praegu mingid peresüsteemi dünaamikad ja asjad kõrvale, on ju. Aga iga suhe on hästi omanäoline, noh, vaata, see on ka see, miks sükse väikse kõrvalepõikene, miks human design on hästi äge, et ta aitab näha seda energeetilist unikaalset üksust, noh, mida me siis loome, on ju. Ja aitab aru saada, et kuidas me tegelikult erinevate inimestega loomegi erinevaid sükseid energeetilisi kompotte, on ju, et kõik suhted on täiesti unikaalsed ja mina suhtes kellegiga olengi teistmoodi kui mina üksi. Et see tekitab tegelikult hästi palju mõistmist ja aitab hinnata ja väärtustada seda, mis sul on, ilma võrdlemata sellega, mis oli või mis võiks olla või mis on justkui pealiskaudsel vaatlusel teistel, on ju. Sest ma olen enda sõprade manifestorite puhul kuulnud seda, et nende partnerid tunnevad, et nad on hoolimatud, informeeri, et ma saan aru, et see informeerimine on hästi oluline, sellepärast lihtsalt, et mõlemad pooled tunneksid, et nad on koos siin suhtes nagu mitte eraldi. Ja vaata nüüd, see ongi seesama, et seesama vesi, mis täidab minu karikat, ei täida mu partneri karikat. Et enamalt manifestorid on suhtes ikkagi, noh, sakraalsete tüüpidega, meid on lihtsalt palju. Et mina sakraalse tüübina, noh, tunnen ennast väga unarusse jäetuna, on ju, siis kui manifestor lihtsalt annab mulle väga palju vabadust. See on mu tegelikult selline keskmine argipäev, kus ma tahaks oma lapsega midagi koos teha, on ju. Ja noh, ta on teismeline, eks. Et informeeri ja seda peab kindlasti kohe alguses ära mainima, et vabaduse vajadus on palju suurem kui, et asi on kvaliteedis, eks ju. Et manifestoril peab olema vabadust ja manifestorid hästi tihti pinnapealsel vaatlusel sildistatakse psühhopaatideks või nartsissistideks, et tegelikult manifestorid on disainitud olema orienteeritud iseendale ja kui nüüd sellele partnerile anda see vabadus ja sellega koos usaldus, et tegelikult ei tohi ise ebakindel olla, et manifestorid toovad palju lauale. Ja sellises sisemises rahus olev manifestor on imeline kingitus. Ja mis on nagu veel hästi oluline siia lisada on see, et manifestori viha ei tasu isiklikult võtta. Et manifestor, kellele sisse sõidetakse, noh, ala tule nüüd kohe sööma või lähme nüüd kohe. Manifestorid ei ole võimelised kiiresti ümber lülitama ja nii kui sinna sisse sõita, siis automaatne reaktsioon on viha ja see on terav ja seda on kerge isiklikult võtta ja me teame, kuidas sealt tekivad konfliktid, on ju, et väikesed asjad, et tasub ka ette informeerida selles osas, et ma ei tea, 10 minuti pärast saab söök valmis ja manifestor jõuab lõpetada selle, mis tal parasjagu käsil on ja tulla. Ehk siis mõlemad pidi informeerimine ja vabadus ja usaldus. Just. Okay. No nii hästi pinnapealsel kiirel tasandil. Alustame sissejuhatusest, küll me jõuame sügavamale minna edasi. Alustame sissejuhatusest. Nii, aga kes siis, kui meil manifesterid on umbes 10%, siis järgmisena tulevad projektorid, keda peaks olema umbes 20%. Kuidas siis projektorid suhtes armastust tunnevad, ennast armastatuna ja hoituna tunnevad? Äkki võtaks enne sakraalit, sest et siis on kuidagi, me jõuame kohe sinna, et keda projektorid kõige rohkem juhendama hakkavad suhetes. Keelena, kuidas sina ennast suhtes armastatuna tunned? Kuidas mina ennast suhtes aitäh, väga hea küsimus. Seda võiks vastassu esindajad minu käest tihedamini küsida. Aitäh. Läbi ühisloomingu ja kvaliteetse koos veedetud aja. Ehk siis, kui ma peaksin hästi palju üldistama, ja man-gennid ja gennid, noh, ehk siis generaatorid ja manifesteerivad generaatorid on siin mõnevõrra erinevad ja sakraalseid tüüpe on hästi-hästi palju, noh, just sellise avatuse täidetuse võtmes on ju, et siin hakkab juba väga palju rolli mängima, et millises energiaahelas sul mingid aktivatsioonid on ju, aga kui ma nüüd hästi palju üldistan, et siis manifesteerivate generaatorite puhul ikkagi see vabadus mängib suurt rolli on ju,
individuaalse energiaahela puhul ka, aga meil sakraalidel on üks selline hästi ühine nimetaja ja see on ikkagi see, et kui minul partneriga ei teki ühisosa, ma olen tihti öelnud, et nii-öelda seda ühist potilille, ehk siis, et kui meid ei ühenda mitte midagi, siis see suhe pikas perspektiivis ei kanna. Et seal on hästi-hästi oluline, klassikaliselt suhetes tekib ühisosana ikkagi kas siis laps või siis ühine kodu, on ju, lemmikloomad. Et kui me räägime ikkagi juba sellisest võib-olla natuke, ma ei taha kõrgem vanus öelda, aga natuke kõrgemast vanusest, on ju, et siis tegelikult on aktuaalsed ka igasugused ühised hobid, ühised huvid, ühised projektid. Miks mitte ka näiteks ühine äri, on ju. Et ühisosa on oluline ja on oluline ühiselt veedetud kvaliteetaeg ja ma panen siia hästi palju hüüumärke kvaliteediga, et üks hullemaid asju sakraalses suhtes on tegelikult see, et kui me näiteks kogu aeg teeme koos midagi, mis sulle meeldib, oletame, et sulle meeldib täiega rallit sõita, on ju, ja ma ei arva nagu autodest mitte midagi, aga ma nagu täiega elan sulle kaasa, sest see on sinu jaoks oluline, on ju. Ja et sa käid näiteks võistlemas ja ma käin kogu aeg kaasas ja elan sulle kaasa ja kuulan su muljeid. Ja siis oletame, et mulle endale näiteks meeldib täiega, ma ei tea, mulle meeldivad meditatsioonid. Nüüd sina arvad, et see on rumal ja jabur ja sa ei taha sellest mitte midagi teada ja ma kutsun sind pidevalt näiteks, ma ei tea, mingi mantra kontserditele või meditatsioonirännakutele, see ei tule muga kunagi kaasa, pigem suhtud üleolevalt ja halvustavalt sellesse. Mis sa arvad, kas ma nagu mingist hetkest tahan suga hakata enam kaasas käima või? Ei. Sakraal on trotslik ja selles mõttes, et kui tekib olukord, kus on minu maailm ja minu elu, ja sinu maailm ja sinu elu ja näiteks lapsed saavad suureks, eks ju, või oletame, et kodus ei ole enam vaja midagi ehitada, remontida, on ju. Et see hakkab lõhestama, see on see lahku kasvamise koht. Et ühine kvaliteetaeg ja kvaliteetaeg seisneb ikkagi selles, et tavaliselt tuleb seal suhtes, eriti pikaajalises suhtes teha teatud laadi kompromisse. Et mina tulen ja teen sinuga midagi, mis võib-olla ei ole minu lemmiktegevus, aga ma teen seda sellepärast, et sina oled mulle oluline ja see on sinu kirg. Ja siis tegelikult seal taustal on see alateadlik ootus, et sa teed sama minuga, on ju. Et midagi ühist ja kui on näiteks meil ühine asi, oletame, et mul on meditatsioonid ja sul on sinu ralli, on ju, aga meil on ühine, ma ei tea, meile meeldib reisida, meile meeldib täiega reisida, ma ei tea, mingitesse looduskaunitesse kohtadesse, on ju, siis on jumala okei, et sul on sinu ralli, mina ei käi seal kaasas, mul on minu meditatsioonid, ma teen need ise ja siis meil on mingi ühine värk, näiteks käimegi regulaarselt kuskil reisimas, trippimas, matkamas, on ju. Et see ühisosa on hästi-hästi oluline ja sakraalide puhul on tegelikult ülioluline on see, et mõlemal partneril on ikkagi tööalaselt hästi. Et töö on see, mis ikkagi laeb ja lööb silma särama ja kui ma olen tööalaselt rahulolematu, ma ikka toon selle rahulolematuse suhtesse kaasa. Et seal ei tasu kohe võib-olla hakata suhet lappima, et tasub tegelikult otsa vaadata sellele, et kuhu sa niisugust oma aega, energiat ja tähelepanu panustad ja kas see on ikkagi, kas see on päriselt ka sinu kirg või on see miski, mida sa lihtsalt niimoodi peapübelt teed. Et igal juhul ühiselt veedetud kvaliteetaeg ja nüüd võrreldes manifestoritega, siis kindlasti sakraalsed tüübid tahaksid rohkem aega koos veeta. Ja sakraali puhul ikka A ja O on see, et meid on õpetatud olema need kõige praktilisemad, kõige pragmaatilisemad, kõige rohkem peas elavad tüübid, aga partnereid tasuks ikka valida selle plõksu pealt. Et mina loobusin juba ammu nende igasuguste nimekirjade tegemisest, et keha peab ütlema jah. Et see on see miski, mis kannab läbi ka keerulisematest kohtadest ja elulistest väljakutsetest. Sest keerulisi kohti tuleb kindlasti ette, ilma nendeta ei saa. Vaata, see nüüd ongi see värk, et jabur on arvata, et suhe, mis toob arengut, on alati kerge, on ju. Et mulle ei meeldi nagu rääkida väga raskusest, eks ju, aga kui meil on ikkagi ühine siht ja ühine teekond ja meil on ikkagi see liim, mis meid ühendab, siis kui elu meie teele veeretab ette mingisuguseid mägesid või takistusi, siis me ületame neid koos, on ju. Et see ikkagi siuke nagu meeskonnamäng.
alati ei ole sirge ladustee, me kasvame ikkagi siis, kui me ületame mingisuguseid takistusi ja teatud mõttes suhetes ei ole olemas niisugust täiuslikku kombinatsiooni. Et me oleme kõik ikkagi erinevad ja meil on mingisugused iseärasused, on ju, ja meil on võib-olla need mingisugused nurgad, mida ei pea hakkama maha lihvima, sest tegelikult suhetes on see, et noh, nii kui mina eeldan, et sina muutud, põhiline kannatusallikas. Eeldus, et noh, küll ta muutub, on ju, või noh, mina muudan või minuga on teisiti, on ju, et see on see teine pool, mis AD-s on imeline kingitus, on see, et me saame nähtavaks tuua teise inimese olemusliku osa, selle millegi, mis ei muutu, ja noh, sa siis kas aktsepteerid seda või mitte, on ju. Et meil on kõigil oma mingeid nurki, mis võib-olla mingis kombinatsioonis riivavad teist, et teadlikkus on siin selle võtmetähtsusega, et sa ütlesid, et ühislooming, siis mul tuleb nüüd sellega meelde, et sakraalidel on see vooseisund, on ju, kus siis on hea püsida, et sa kunagi mainisid, et üks romantilisemaid asju, mis sinu ka suhtes on olnud, et sinuga aktsepteeritakse, kui satud vooseisundisse, et siis tõmmata sealt välja, vaid lastakse nagu nii-öelda lõpuni kulgeda. Ja, see loominguline vabadus, et tegelikult noh, jällegi siin on vaata erinevuseid, on ju, et meid sakraal on erinevaid, aga need romantilisemad asjad, mida minu heaks on tehtud, on see, et kui mingi kellaajaline kokkulepe, et ma ei tea, kell 5 tulen sulle järgi, on ju, ja siis ma näiteks sattusin, ma ei tea, kas kirjutamise, koristamise, mis iganes loomingulisesse voogu, ja siis ma nagu tunnen, et oota, aga tegelikult ma ei taha seda üldse ära hakkida, sest et muidu, kui ma selle ära hakin, ma lähen siukse juba trotsi ja vastupanuga, on ju. Ja kui mulle nagu hästi chillilt öeldakse, et pole hullu, et anna märku, kui sa valmis oled, ma tulen sulle siis hiljem järgi. Ja ma olen siuke, et on ju, et ja see loominguline vabadus ja lubada teisel püsida tema voos on ka väga oluline. Manifesteerivate generaatorite vahe siis on see, et manifesteerivad generaatorid vajavad rohkem vabadust. Vajavad rohkem vabadust ja tegelikult seal tuleb rohkem aktsepteerida enda puhul ka seda multikirglikkust ja multitaskimist, on ju, et manifesteerivatel generaatoritel on hästi see ebaloogiline jada asjade tegemiseks. Ja seda on partneritel ja see juba naerada, on ju, partneritel on seda raske mõista ja seda on tihtipeale endalgi raske aktsepteerida, eks. Et läksin pannkokke tegema, segasin taigna kokku, on ju, siis mul turgatas, et mingi pesu pesema, panin pesu pesema, siis mulle jõudis kohale, et mul muna pole, on ju, siis ma läksin poodi, siis ma jõudsin tagasi, võtsin pesu välja ja siis pere samal ajal nagu istub juba mingi 1,5 tundi, ootab pannkokke, et kuule, mis sul viga on, on ju. Et kõigepealt tuleb seda enda puhul aktsepteerida ja tegelikult partneril tuleb lasta ka teha asju mingis kummalises, ebaloogilises hädas, et ja seal on ikkagi see multikirglikkus, et ei tasu oodata, vaat samamoodi manifestorite oluline asi, mis ei mainimata, et ei tasu oodata, et manifestorid viivad lõpule kõik selle, mida nad algatavad. Manifestor võib kodus algatada igasuguseid remonte, aga mitte kunagi ei tasu oodata, et ta on see, kes selle päriselt lõpule ära viib, on ju. Ja tavaliselt neil on valukoht ka sellega, et nad on saanud vastu päidi jalgu sellest, on te ei lõpeta neid asju. Jaa, sellepärast, et meil ühiskonnas eeldatakse, et kõik peaksid olema justkui nagu sakraalsed, vaata, et kui sa ette võtad, lõpeta ära, on ju. Mangennid ka võivad nagu väga mitu korda asjad laualt maha panna, enne kui nad end ära lõpetavad. Teine asi on see, et kuna mangennid ei saa teada, kas see on üldse minu asi, enne kui nad proovivad, siis peale proovitrenni ei pruugigi järgneda mingit liitumist, on ju. Sama lugu on see, et ma toon koju mingisuguse toote, proovin selle ära ja siis põhimõtteliselt nagu maha kirjutatud, on ju. Et seda tasub kõigepealt enda puhul aktsepteerida ja tegelikult kommunikatsioon on ikkagi suhete vundamendiks. Et tasub väljendada, et siin on jälle vaata siuke, et kõik algab endast surnud ring, on ju. Et ma pean ikkagi kõigepealt ennast ise endana tundma õppima. Me väga tihti surume ennast mingite võõraste või sotsiaalsete või ühiskondlike normide ja vajaduste raamidesse, on ju. Et tasub ennast tundma õppida, tasub tundma õppida enda vajadusi ja siis neid selgelt kommunikeerida. Mitte etteheitena siis, kui karikas on juba mulle pikalt kuival olnud, on ju, vaid ikkagi õigeaegselt. Just kohast. Eks siis sakraalide puhul võiks olla siis märkusõnaks, et kvaliteetaeg ja looming, ühislooming. Just. Ja kvaliteetaeg siis kindlasti mitte niimoodi, et tehakse alati seda, mis ühele partnerile meeldib, et hea oleks otsida seda ühendavat lüli. Ühine potilill ja mis on hästi oluline on see, et see potilill ka ei muutuks ühel hetkel, et näed, koos võtsime, on ju, lemmikloomadega kipub tihti nii minema, eks. Et koos võtsime koera, aga üks saab olla peremees ja siis kuidagi sujuvalt see koer on lihtsalt ühe mingi kohustus, on ju.
et ühisosa miski, mille eest saab koos ühiselt hoolt kanda, millesse saab ühiselt koos panustada. Nii, ja siis meil on projektorid. No meil on nüüd need projektorid, on ju, kes väga tihti satuvad suhtesse sakraalidega, sellepärast oligi hea sakraalidest alustada, on ju. Et projektorid, need targad. Noh, Kaia, kui sa peaksid olema koos kellegiga, kellega sul tegelikult päriselt ei ole võimalik rääkida sinu jaoks olulistest asjadest. Jah, mind isegi ei kutsu mehed, kellega ma tarkadest asjadest rääkida ei saa. Et minu jaoks on kindlasti väga oluline see intellektuaalne pool, et oleks millest rääkida. Projektorid tunnevad ennast kõige rohkem armastatuna siis, kui partner loob selle avatud ruumi, kus projektor saab jagada seda, mis on tema jaoks päriselt oluline. Et tegelikult kõigi projektorite jaoks, eriti kui me räägime siin sellistest identiteedi ja mentaalsetest projektoritest, on ju, siis seal üleüldse selleks selguse loomiseks on vaja rääkida, eks ju. Aga tegelikult see enda jagamine, enda jaoks oluliste asjade jagamine ja see, et partner on päriselt tähelepanuga kohal ja päriselt kuulab ja loob selle ruumi, kus siis nii-öelda projektor saab ennast tühjaks rääkida. See nüüd sõltub hästi palju sellistest avatusest, täidetusest ja autoriteedist, aga igatepidi see avatud ruum, kus ma olen nähtud ja kus ma saan lihtsalt olla mina ise, kus ma saan jagada, ma olen nähtud ja ma olen kuuldud. Ja see kõlab hästi lihtsalt, eks ju, aga millegipärast suhetes seda teinekord on nii keeruline teha. Et vaesed projektorid väga tihti, kuna nad tihtipeale satuvad siiski sakraalidega kokku, on ju, siis nad kukuvad kohe nägema, kuidas sakraalid võiksid olla tulemuslikumad ja teha asju paremini. Siis nad kipuvad kohe õpetama sakraale ja siis nad hakkavad lõpuks ise mängima sakraali, ehk siis lohisevad kogu aeg sakraalide järel, on ju, on sellised semi läbi põlenud. Ja midagi head nahka sealt ei saa, on ju. Siis on sakraal on trotsi täis ja projektor on kibestunud ja siis on siuke toos rotimürki iga hommik kohvi kõrval, on ju. Et seal on ikkagi väga oluline see koht, et partner hoiab seda ruumi, et on regulaarselt võimalik olla koos. Kui nüüd sakraalid tahaksid asju teha koos, siis projektorina on tegelikult ikkagi palju olulisem see koos oldud aeg. Nii-öelda see diivani aeg, on ju, aga mitte lihtsalt see, et me vaatame mingit seepikat, vaid et me ikkagi räägime päriselt olulistest asjadest. Ja seal on ikkagi siis oluline, et oleks just nimelt sellisel intellektuaalsel või siis sellisel sügavamal tasandil midagi ühendavat. Vastasel juhul väga nagu ei kanna, on ju. Et projektorina nagunii, sul suhetes ju läheb fookus kohe teisele inimesele, et hästi lihtne on ennast unarusse jätta ja sellepärast on projektori jaoks tegelikult nii väga oluline võtta regulaarselt aega iseendale, olla endaga, tulla tagasi sinna aeglustamisesse. Ja kui me räägime nüüd olemasolevas suhtes, kui sa oled kogu aeg niimoodi rööprähelnud ja püüdnud olla sakraal, siis on mõnevõrra keeruline hakata partnerile nüüd kommunikeerima, et kuule tead, mulle nüüd täna jõudis kohale, ma tegelikult toimin teisiti, ma olen kogu aeg seda teadnud, aga enda puhul valeks teinud. Et uut suhet luues kindlasti tasuks seda kommunikeerida partnerile, et mis? Ma siuke by default oma elus olen aeglasem kui sina ja minu jaoks on palju olulisem kohati tegemisest olla ja teada, et see on täiesti okei, kui sina näiteks õhtul lähed jooksma või ma ei tea, koeraga jalutama ja mina samal ajal joon teed ja vaatan aknast välja, on ju, või loen raamatut. Et see olemise vajadus, aga üks asi, millest suhetes üle ega ümber ei saa, on see, et projektorina sul on vaja ju saada nähtud, märgatud, kuuldud ja tunnustatud. Ja tunnustatud mitte, et näed Kaia, sul on täna, ma ei tea, ilus kleit seljas, on ju. Et okei, käib kah, aga ikkagi see, et kuule, ma näen sind päriselt ja ma päriselt hindan seda, mida sa lauale tood. Ja nüüd ülioluline on see, et selleks, et teised saaksid hinnata, mida projektor lauale toob, on see, et projektor hooletult ei loobiks lauale seda, mis tal on. Et põhi selline kannatuste või probleemi allikas suhetes, kus projektorid eeskätt saavad veel kokku sakraalidega, on ju, ja see on trendikas kombo, meid on palju. Neid sakraale on palju ja tegelikult seda projektor-sakraaldünaamikat, ma arvan, et sellest me räägime mingi kord kuidagi pikemalt, on ju,
Projektorid saavad sakraalid välja juhendada keerulistest kohtadest ja meie saame selle päikese teie ellu tuua, eks ju, et on hullult äge dünaamika. Projektorina tavaliselt on võimalik väga hästi näha oma partneri potentsiaali, sellesse on nii lihtne armuda ja siis on nii lihtne püüda hakata teda sinna juhendama, aga paradoksaalsel kombel, kui ma pole ikka küsinud, ja see on üks suuremaid minu meelest kingitusi, mis Human Design annab, et ei tasu targutada projektorina, et tasub kasutada kas-küsimusi ja elu on palju sujuvam ja lihtsam, palju vähem konflikte. See on nii hea, vaata, et sa teed küsimused sisse, see jäi meil täiega mainimata, et manifestoride ainus tüüp, kelle käest tasub küsida, mida sa tahad, nad päriselt oskavad vastata, on ju? Mis sa hommikuks süüa tahad? Ja kui ma küsin enda lapse käest, et mida ma poest toon, ta saadab nimekirja, on ju. Kui nüüd minu käest küsida, mida ma poest toon, ma hakkan luuletama ja mul on nagu, et ma lähen vaatan, mis on otsas, on ju. Ehk sinu käest on lihtsam küsida, kas sa tahad hommikuks putru või muna? Jah, ja pausiga, et ma saaksin vaata ükshaaval vastata, et kas küsimused, on ju. Projektoritega toimivad ka küsimused, aga pigem siuke avatum formaat, vaata. Et me arutleme. Et ei ole sükest, raamidesse surutust, on ju, aga samas projektori käest ei ole ka mõtet, ikkagi kutse on hea, on ju, aga ma kutsun sind hommikul muna keetma, kõlab, on ju, et igal juhul hea küsimused, on ju. Siis kui me tuleme korra nüüd projektorite juurde tagasi, me läksime kuskilt korra rändama ja see koht, kus me läksime korra küsimustega rändama, oli see, et projektor, kes hakkab targutama, sa projektorina näed, kuidas me sakraalid saaksime kõike optimaalsemalt teha, ma olen kunagi elanud koos projektoriga, kes sõna otseses mõttes istus diivanil ja siis õpetas mind, kuidas ma saaksin kuidagi funktsionaalsemalt tolmu pühkida või paigutada optimaalsemalt nõusid nõudepesumasinasse. Ja minu ainuke tunne oli see, et tead mis, kui sa nii kuradi hästi tead, võta ja tee ise, on ju. Seal ilmselt on põhjuseid, miks tegemist on endise elukaaslasega. Siis projektorina sealt tuleb kibestumine ja sa teed viha pealt ära ja sa põled läbi, nii et igatepidi väga halb variant. Aga ongi, trots ja kibestumine said kokku ja siis on nagu sisuliselt trotimõrk kohvi kõrval iga hommik, on ju. Et sakraal on trotslik. Ja see on hästi alateadlik dünaamika, et kui me väga sunnime ennast või me tunneme, et me oleme oletusse jäänud, siis me oleme nasty people. Sama oli ka, mul on kodus üks generaator ja mangen ja siis ma tean ka, et käisime tihti nagu matkamas ja siis ma ei saanud aru, miks ma nii väsinud olen, nad on nii rõõmsad, ma mingi lohisen kaasas seal ja siis olen kibestunud ja siis on kokkuvõttes konflikt ja ka jälle mõttetu ettevõtmine, nagu ma oleks nüüd koju ja ta oleks palju parem olnud. Mul on nii palju lugusid sellest, kuidas ma kunagi tegin seda good parenting enda arvates ja siis vedasin oma last igale poole, ma tagantjärgi mõtlen, et ma loodan, et ta kuidagi saab nende traumadega korda hiljem, et see vanus kusagil sealt imikust kuni ma arvan, et mingi 5, ma nagu reaalselt vedasin teda iga päev mingid trennid ja ujumised ja beebivõimlemised ja ma ei tea, mingid ahaad ja värgid. Ta oli enamusest hästi vihane ja hästi väsinud ja lihtsalt magas ja siis ma olin siuke, et äratame su üles, vaata kui põnev seiklus. Mitte sakraalne tüüp, on ju. No me tahame parimat. Me tahame parimat ja mina tahtsin oma lapsele seda parimat, ma püüdsin oma lapsele ikka anda väga seda, mida ma oleks andnud sakraalsele lapsele, on ju. Ehk siis ma tegelikult üritasin tema karikat ju täita sellega, mis... Siis me ei tea, me teame seda, mis meile sobib. Just. Et tegelikult üks põhjustest, ma arvan, et me mingi hetk võiksime selle lapse vanemluse juurde veel tagasi tulla. Et üks peamisi põhjuseid, miks tegelikult HDS-ega nii sügavalt süübisin, on minu enda laps, kes ongi emotsionaalne manifestor ja kellest mul oli väga keeruline kunagi aru saada, on ju. Et ka see tegelikult on suhe, eks ju. Ja lapse ja lapse vanema suhe on nagu miski, mis on terveks eluks. Ja see on pikem tea. Ja seal on kõige tähtsam see harmoonia leida, on ju. Projektorite märksõnad võiks olla siis tunnustamine ja kuulamine ja tarkuse märkamine. Avatud ruum, et ennekõike see selline... Sa ju saad aru, kui sa räägid, aga su partner ei ole päriselt kohal ja päriselt ei kuule sind. Ja. On ju valus? Ikka on, jah. Just. Et tegelikult projektoril on vaja, et ma tulen ja ma küsin su käest, kuidas sinu päev oli? Jaga mulle, on ju. Ja siis ma olen selle tähelepanu. Mis ma arvan asjadest? Ja. Mis sa arvad sellest küsida nõuandeid, on ju? Ja siis ma hoian seda ruumi, ehk siis ma nagu päriselt ka kuulen seda, mida sa ütled, mitte et ma lihtsalt mööda minnes, et kus su päev oli ja siis sa jääd rääkima ja ma olen siuke minding my own business, on ju. Ja siis
ja et ma mõtlesin, et meil on veel üks viimane on jäänud. ja reflektorid. On meie 1% reflektoreid. ja. Reflektorite jaoks tegelikult see kodu ja lähisuhe on vast üks olulisemaid valikuid elus üldse. Et reflektorid muidu saavad maailmas teiste inimeste keskel käia nii, et nad on suhteliselt puutumatud kõigest, on ju. Noh, et kui manifestor on orienteeritud endale, on ju, ja sakraal on hästi, hästi avatud, siis sisuliselt tere tulemast, kõik minu energia välja. Ja projektor on loodud olema keskendunud teisele, siis reflektorid käivad tegelikult ringi oma sellise, ma ei tea, nagu mingi peegliga, on ju, peegelsaal on minu ümber. Et ma tean vist, Raul Ruhu on maininud seda teflon aurat, on ju, et reflektorid on hästi haavatavad suhetes. Ja kodune keskkond, ja mitte ainult nagu füüsilises võtmes, vaid kodune keskkond ka just nagu energeetiliselt ja mentaalselt ja emotsionaalselt on hästi-hästi oluline. Ja reflektor on väga sõltuv oma partneri sellisest armastusest ja heatahtlikkusest. Reflektoril tasub olla see, kes ta on, et see armastav ruum on hästi-hästi oluline ja reflektoril on ka vaja. Vaata, reflektoriga on see, et hästi tihti seal nähakse kogu aeg ennast. Ja kui ma kogu aeg näen sinus ennast, on ju, et reflektorid hästi tihti muutuvad inimeseks, kes on kõigi teiste jaoks olemas, on ju. Keegi, kellele jagatakse muresid ja kellelt küsitakse tarkust, on ju, ja teinekord kantakse sinna üle ka igasugused projektsioonid ja muud asjad, mida enda puhul näha ei taha, on ju. Et reflektorite puhul on see väga suur igatsus, et aga märka mind ka. Ja üks selline hästi lihtne väike nõks suhetes on see, et reflektorite otsustustsükkel on pikk. Kui reflektorile anda aega, siis reflektor suudab teha parimaid valikuid, mitte ainult enda, vaid nii-öelda oma pere või hõimu heaks, aga seal on hea anda aega. On see siis täpselt 28 päeva või sinna-siia, eks ju, et ei tasuks mitte kunagi reflektorit survestada kiiresti otsustama. Ja tegelikult reflektoritele ikkagi meeldib, kui sellised argiolme asjad, ma ei tea, et millise saiapätsi me täna ostame, on ju, või kui me lähme kontserdile, et kus me täpselt istume, või mis kaudu me täna, ma ei tea, tööle sõidame, on ju. Et kui need otsustab partner, siis reflektor saab olla niimoodi rõõmsalt meeldivalt üllatunud. Et reflektor toob suhtesse väga palju ilu ja väga palju sellist hoolt ja armastust, aga selle ilu väljendumiseks tuleb luua keskkond. Hea on, kui partner panustab selle keskkonna loomisesse, kus see ilu saab õide puhkeda. Reflektorid vajavad rohkem puhkust, täpselt nii nagu manifestorid ja projektorid. Et reflektori puhul tegelikult see vajadus olla üksi versus koos, seal tuleb leida tasakaal. Et seal on ülioluline leida see tasakaal, et olen üksi iseendaga, tihtipeale looduses, ja siis oleme koos. Ja see koos olemine ei pea ka alati hõlmama ilmtingimata tegevust. Et ma usun, et väga paljud reflektorid võivad siin kohal kaasa noogutada, et tegelikult nii mõnigi ideaalne õhtu võiks välja näha, et lihtsalt, ma ei tea, kuskil kamina ees lihtsalt oleme. Ja sõnu pole vaja, et lihtsalt see olemine, on ju. Aga seal on väga palju sellist tantsu koos ja üksi vahel ja kindlasti reflektor vajab palju rohkem puhkeaega. Ja see, millega reflektorid, ja tegelikult vaata ka projektorid, on ju, suhetesse panustavad, on ikkagi mitte niivõrd füüsilised tegevused, vaid ikkagi see tarkus, on ju. Ja on hea tekitada partneris mitte tunnet, et on laisk, sellepärast, et tal on vaja seda puhkeaega, sest ma tean, et see on ka tihti valukoht nendes suhetes nagu. Jah. Vaata, oleneb nüüd sellest taustsüsteemist, eks ju, aga meil on ikkagi hästi kusagil alateadlikul tasandil tihti tiksumas see uskumus, et ma pean kuidagi nagu armastuse välja teenima, ma pean kuidagi nagu kasulik olema, ma pean ikkagi tegema nagu palju, on ju, selleks, et minu panus oleks näha või märgata või hinnatud. Et me toome lauale erinevaid asju. Me panustame suhetesse väga erinevate asjadega ja tasub hinnata, märgata erinevust ja mitte võrrelda seda mingisuguse normiga, et manifestorid algatavad, sakraalid teevad, aga mitte kogu aeg ei tee. Ei tasu endast orja teha, et asi ei ole ka selles, kui palju sa teed. Asi on selles, millise tundega sa teed, on ju. Et sakraalid on päikesed parimal juhul. Et see rõõm ja rahulolu, on ju. Ja projektorid toovad tarkuse lauale.
reflektorid, armastuse ilu, on ju. Armastus, ilu ja ka tegelikult ka väga suur sügav olemuslik tarkus. Aitäh, Helena, sinu teadmiste ja kogemuste eest. Nii, kui te jäi kellelgi veel küsimusi või tahaks täpsemalt teada nende keskuste ja väravate ja muude hõimu ja identiteedi kanalite kohta, siis kus võiks täpsemalt seda infot? Alustada oleks hea www.minuhumandesign.ee ja siis sealt saab juba edasi vaadata, et seal on igasuguseid erinevaid variante ja tegelikult on päris palju sellist lihtsalt kättesaadavat lugemist ka. Aga aitäh sulle ja järgmise korrani! Aitäh sulle ka ja aitäh sulle, kuulaja, vaataja!